Tere taas! Tänases saates räägime lähemalt, mis on põhuplaadid ja mida nendega teha annab. Saate teises loos aga vaatame, kuidas käib maakivimüüri taastamine ja räägime ka lähemalt, kuidas oleks õige maakivimüüri vuuki parandada. Üldjuhul oleme harjunud, et maju saab ehitada põhupakkidest, aga nüüd siin minu käes on üks selline põhuplaat, milles Germo saab samuti maju ehitada. On see nii? Absoluutselt õige, et nime poolest justkui põhumaja, oma lihtsuse poolest on ta puitkarkassmaja nagu paljud teised. Ja miks põhuplaadist maja Eestis näiteks on aina populaarsemaks muutumas ja miks mul aina rohkem inimestega sellest juttu on see, et sa pääsed oma majas sellise tulemusega, mis näeb välja nagu kivimaja, nagu kõikidel su naabritel, ehk siis sa saad linna ehitada põhumaja, mis ei paista silma. Ja samas on sul sisekliima nagu palkmajas, sest ei kasutame aurutõkke, kilesid ja selliseid asju. Või mis see erinevus on nüüd, ütleme, põhupakkidel ja sellel plaadil? Vast kõige suurem erinevus põhupakiga võrreldes on töökiirus. Põhupakkidest maju ehitad väga kaua, sest sa pead otsima kvaliteetset põhku. Selle materjali puhul on aga kogu see põhk on töödeldud. Siin on ainult nisupõhk sees ja nisupõhk just sellepärast, et nisus on hästi kõrge ligniini sisaldus. Ja sellesse plaati pole mitte grammi liimi lisatud selle jaoks, et see plaat koos püsiks. Ja koos püsibki ta selle sama ligniini tulemusena, mis saab siis kuumutamisel ja suure rõhu all välja siit pressitud. Mis teda veel eristab siis sellisest suurest põhupakkidest majast on kindlasti ka ühest küljest seinapaksus, teisest küljest see, kuidas sa kruvisid ja asju siia kinnitada saad. Mida võib öelda ongi see, et me põhupakkidest maja sisekliima oleme toonud inimestele sama lähedale, kui seda on siiamaani olnud tuuletõkkeplaadi ja võib-olla kipsiga kasutatud majade ehitamine. Et see on lihtsalt kättesaadavam. Kui palju maailmas üldse kasutatakse põhku ehitusmaterjalidena? Põhk ehitusmaterjalina on pigem tõusev trend. Vahepeal oli ta väga tipus. Kurb on lihtsalt see, et sel ajal, kui Euroopas väga palju põhuplaadist maju ehitati, ehitasime meie eterniidist ja me lihtsalt ei tea sellest midagi, sest vanimad majad on varsti 100-aastased, mis on sellest plaadist ehitatud. Ja kõige tihedamalt on kasutatud seda Suurbritannias, sest pärast maailmasõdasid ei olnud neil väga selliseid naabreid, kes neid varustaks ehitusmaterjaliga, aga terve riik oli vaja üles ehitada. Et Rootsi küll leiutas, aga Suurbritannia on kõige rohkem kasutanud. Et neid maju on väga palju, tihti inimesed isegi ei tea, et nad elavad põhuplaadist majas. Tihtipeale on nad üle krohvitud. Kesk-Euroopas põhimõtteliselt ainult krohvimine ongi teemaks. Meil Eestis siis, kui ta on laudise küljel, ega ei saa aru. Aga kui on inimesel soov, siis saab teha iga maja, mis näeks välja nagu oleks põhupakkidestki tehtud, sa võid ka kivimaja sellisena ära viimistleda. No ta tundub selline kerge, aga tegelikult katsumisel ta väga kerge ei ole. Ma korraks siiski tulen veel ja katsun, et ikka natukene kaalu on. Tegelikult ta on päris palju kaalu, aga kaal ongi tema kõige suurem, ütleme, nõrkus ja tugevus. Kõik tema head omadused ongi kaaluga seotud, sest siit on tegelikult näha seda tihedust. Kui see paber ära võtta, see paber ei hoia seda koos. Paber on ainult viimistlemise jaoks. Et see kaal tagab heliisolatsiooni, tagab selle, et siin kruvid püsivad sees väga hõlpsasti ja saab ka siia raskused riputada, igasuguseid köögikappe ja kõiki selliseid asju, aga selle kaalu tulemusena ta kannatab ka raskust, et inimene arvab, et põhk on väga kerge ja see vast seda põhupakist majaga ka natukene eristab, et sa saad need vaheseinad õhemad, aga nad on tugevad. Nii et päris nii ei ole, et tuulega puhutakse maja pikali? Ausalt öeldes oleme isegi mõelnud, et peaks tegema ühe sellise kampaania, kus inimesed saaksid aru, et kolmepõrsakese jutt 21. sajandil on täiesti ümber räägitud, sest me ei pea ammu enam kurja hunti kartma, vaid pigem suuri küttearveid. Et see oht on tegelikult likvideeritud. Oma tuulepidavuselt tuleb väga hea maja.
No, ma usun, et kindlasti inimesi huvitab ka see, et kuidas selline plaat igasuguste närilistega niimoodi reageerib. Absoluutselt. Näriline läheb läbi kõige, kui ta tahab tuppa pääseda, et leivakoorukest süüa. Aga ta ei tule ekstra selle plaadi pärast. Sellest plaadist on kõik viljaterad välja korjatud sellise korjamismasinaga, mis seal tehases on. Ja kui siin pole ühtegi viljatera, siis see on niisugune surnud puit põhimõtteliselt oleks, et ei ole ühtegi põhjust tulla närilisel ka palkmaja lihtsalt sööma. Et vilja kui toitainet siin ei ole. Nii, ja teine probleem oli niiskus. Jaa, vannitoad, saunad, kõik sellised ruumid, kindlasti tuleb väga ilusti hüdroisolatsioon teha. Igal pool mujal ei ole probleemi. Eluruumides, kus sa elad, ka keedad moosi, ei ole see probleem, sest ta mahutavus on nii suur, aga ta ei kannata otsest vett, sest siin on tõesti väga kokku pressitud põhk ja paber on ümber. Ehk siis, kui ta toppida tünni, siis ta läheb katki. Siis ta lihtsalt lööb siit selle paberi ümbert ära. No praegu oleme siin Kalamäes ühes korteris ja siin on juba osaliselt need põhuplaadid seina pandud, et miks siin sai selline valik tehtud? Noh, eelkõige võib-olla sellepärast, kui alustan küsimuse teisest poolest, osaliselt sellepärast, et inimesed alguses kardavad seda materjali veidi ja ta valis kõigepealt ainult esimese neljandiku kogu oma korterist, aga pärast esimese toa valmimist juba saame edasi liikuda ja tegelikult probleem on selles, et korter on läbi 2 korruse, keldri ja ülemise korruse helid lihtsalt kostuvad liiga hästi läbi, siit me peame kogu põranda üles võtma ja asendama põhuplaadiga, et ei tuleks läbi niimoodi sammumüra ja kogu see ülejäänud heli. Samamoodi on ta lisasoojustus välisseintesse, sest maja on kaunis külm ja siin on siis buumi ajal ehitatud niisugust väikest praaki nurkades ja igal pool, kust puhub tuul läbi. Et isegi kui tuul kuskilt läbi puhub, siis see plaadi enda soojapidavus on 6 sentimeetri puhul võrdne 10 sentimeetri puiduga. Ehk siis ta märkimisväärselt parandab selle hoone soojapidavust ja ega väga palju rohkem seestpoolt soojustades ka seda parandada ei tohiks. Ja samamoodi ülemised naabrid. Heli kostub läbi tegelikult siin igalt poolt ja kostub läbi ka välisseintest, et soojapidavus ja helipidavus. Põhuplaadi omaduste tutvustamiseks ja inimeste hirmude leevendamiseks viisime läbi ka mõned katsed. Kõigepealt näitame, kui tugev ja vastupidav on põhuplaat tegelikult. Et katse austunduks näitan ka seda, et plaadi all tõesti ei ole midagi toestuseks pandud. Et selline täiesti tühi ta on. Samm on selline nagu laagide vahel ta ikka on. Ja vaatame, kuidas siis see buss siia peale tuleb. Nii, et pigem ragiseb all see puit ja keskelt paindub läbi, et sellega koos ka põhuplaat võib-olla natukene kannatada saab, aga ehituse peal üldiselt puit peaks ikkagi kandma ja seetõttu ka põhuplaat, et läbi ta siit ei vaju, liigub ainult koos puiduga ja seda siis mõlemalt poolt. Et nüüd, kui buss maha sõidab, siis näeme ka, kas ratta all kannatada on saanud. Ja täpselt nii palju on näha, kui see ratas ringi käis. Teisel pool läks õnneks ja seal ei käinud üldse ratas ringi. Et kui ta sellise bussi raskust kannatab, siis ta kannatab inimese raskust ka. Teine suur hirm, mis põhuga võib seonduda, on tuli. Järgnev katse tõestabki, et sellele põhuplaadile tuli ligi ei pääse. Siin, ütleme, see katse on natukene moonutatud, sest tõelises elumajas on ta ju kaetud krohvi või mõne muu materjaliga, mis ka tuld läbi ei lase. Aga siin me näeme seda, et kui paber on ära põlenud, siis mis sellest plaadi sees tegelikult on ja kas ta põleb või kuidas ta söestub. Ja kindlasti katsume ka, kuidas ta üles soojeneb teiselt poolt. Aga kohe vaatame.
tulekahju korral tegelikult pealt see paber ainult ära põlebki ja sealt edasi läheb sellel plaadil päris kaua aega. Et võib täiesti julgelt lasta kohe täis kuumaga, et kuni see paber pealt on ära põlenud. Varsti võime öelda, et katse on õnnelikult läbitud. Võib väga julgelt katsuda, jah. Nii, kas vaatame nüüd, kui sügavale see tulekahjustus on ka jõudnud, siis siin ongi näha seda põhuplaadi osa ja tegelikult loetud millimeetrid sügavamalt võib ju tegelikult käe vastu panna. Ta on tuline, aga ta ei ole enam selline tulikuum. Ei kõrveta, jah? Jah, et siit keskelt võib täiesti selles mõttes. Jah, annab katsuda. Annab katsuda. Et selle põletamise ja selle kuuma tulemusena on 3-4 millimeetrit ta sügavamal läinud, aga lõviosa on see paber ise. Selline ta on, et kui ta õhku ei saa ja keegi vahepeal pealt noaga ei käi kraapimas, siis ta läheb ikka päris kaua aega. Eesti Vabaõhumuuseumi Maa-arhitektuuri keskus korraldab juba ligi 10 aastat praktilisi koolitusi vanade hoonete ehitamise ja taastamise teemadel. Ka sel hooajal on õppepäevad juba hoogsalt käimas, ühel neist maakivimüüri taastamisel saime osaleda meiegi. Selles saates oleme juba põgusalt rääkinud maakivimüüride probleemidest. Täna on aga võimalus lähemalt vaadata, et kuidas käib ühe maakivimüüri taastamine. Siis Alo, et mis te siin teinud olete juba? Siin me oleme osaliselt vana seina lahti võtnud, puhastanud ära kive ja neid siis on tagasi pannud müüri. Ehk siis taastanud mitte nüüd päris nullist, kuid siiski nii, et me võimalikult vähe peaksime tegema, aga võimalikult suure kasu sellest asjast saaksime. Ehk siis siin me taastame seda asja ühekihilisena. Me ei pidanud sisekihti maha võtma, vaid saime siis ainult väliskihi lammutamisega selle probleemi, mis siin oli tekkinud, lahendatud. Ja probleemiks oli siis seinte 2 reakivikihi eraldumine üksteisest. Ehk siis seina täitekihis ei olnud enam naket nende 2 reakivi vahel ja tekkis sinna vahele pragu. Need 2 kihti vajusid üksteisest eemale. Nii et see välimine kiht hakkas nagu välja vajuma siis, jah? Just nii. Olete hakanud siis laduma uuesti seda müüri ja kuidas tööprotsess välja näeb siis? Meil õnnestus võtta maha natuke rohkem kui pool seina kõrgusest. Ehk siis me saime jätta alumised mõne rida. Kuna meil on 3-päevane koolitus, siis me tahame maksimaalset tulemust selle käigus ka saavutada. Ehk siis me üritame võimalikult kõrgele jõuda, aga tehnoloogiliselt maakiviehituses seab meile mõned piirid, ehk siis me ei saa üle 1-2 rea päevas kõrgusse ladudes. Kivid on suured ja mört ei tahene niivõrd kiiresti, kuna kasutame ka siis lubitsemeid mörte, siis lihtsalt see seab meile mingisugused piirid just selle kõrgusesse tõusmise näol. Nii et see mört peab siis vahepeal ära kuivama, et edasi minna? Üldiselt on mõistlik 1 kiht päevas laduda maakivimüüre, kuid olude sunnil ja ka mingisuguste selliste väikeste nippide näol saame natukene seda asja väänata. Aga kuidas see ladumine käib, et mis see spetsiifika on, et võtate kivi ja panete paika ja midagi vahele või kuidas see käib? Põhimõtteliselt nii on. Maakivimüüri ladumisel on paar sellist rusikareeglit, ehk siis kivi peab kandma kivi peal ja teiseks kivi toetub 3 punktile üldiselt. Selleks 3 punktiks on meil üldiselt aluskivid, müüri siis selline fassaadipinnas ja 3. toepunkt siis läheb müürigi sisse ja mida sügavam müüri sisse, seda parem on, seda kindlamalt see kivi seal püsib. Ja need kivid, mida te siin kasutate, on siis kõik ennem siin olnud või olete uusi kive juurde võtnud kusagilt? Enamik kive on meil müürist siis alla tulnud ja uuesti ära puhastatud, lähevad müüri tagasi, kuid oleme ka lõhkunud siis värskemaid kive, ehk siis saaks sellist ilusamat, sätendamat pinda ka juurde. Ja osaliselt ka selle tõttu, et need vanad kivid on hästi segused, see puhastamine võtab üle palju vaeva ja praktika käigus on oluline ka tähelepanu pöörata siis kivilõhkumistehnikatele, ehk siis kas me lõhume suuraamritega või kiiludega, ümarkiiludega, lamekiiludega, kõike seda me oleme siin praktiseerida saanud siin nüüd 3 päeva jooksul.
nii, ja nüüd on meil siis võimalus vaadata, et kuidas see kivi lõhkumine käib, et Alo, et mis need variandid nüüd on? See töö toimub siin, mul on ta enam-vähem endale ette paigaldatud mugavalt, et ma ei tee seda päris mulla peal, et ma kivi ei taha ära määrida, vaid ma tõstan endale ta enam-vähem ette, et ma näeksin kogu seda kivi fassaadipinda, mis meil pärast müüris, eks ju, välja paistma hakkab. Ja kui ma siin näen mingisuguseid selliseid kohti, mida ma korrigeerida tahaks, siis ma kasutan selleks raiumismeisrit ja siis sellist 1,5 kilost haamrit. Ma valin endale 2 sellist enam-vähem ühel joonel olevat punkti ja siis üritan need nii-öelda mõtteliselt ära ühendada. Kui alguses ei taha see asi väga õnnestuda, võib ka siia ilusti ühe juti tõmmata, mida mööda siis hakata seda kiviserva näiteks natuke kõvendama. Aga ma olen seda mõned korrad teinud, et ma võin ka silma järgi seda asja. No selge, no palun. Selle kiviga rohkem väga palju ei tahakski toimetada, sest me ennem juba oleme tema siin teiselt poolt päris palju tagunud. Ja üldiselt on tal selline viisakas fassaadpind olemas. Ta on ka piisavalt sügav, ehk ta istub ilusti meil müüri ja me saame teda seal viimases reas päris edukalt veel kasutada. Tema nii-öelda teine pool on siis selle viimase rea teine kivi, aga me ei taha need päris kõrvuti panna, nii et me tõstame ta mõne võrra edasi. Ettevaatlikult, väga hea. Ta lähebki ilmselt meil sama pidi müüri, ehk siis tõstame ta tellingu peale. Nii ettevaatus. Siia poole, sinu poole teinud. Väga hea, võtsin. Rahulikult. Nii on teil tõsta natukene siin Meelise poolset nurka ülesse. Aidake kõigepealt natuke teda järgi sealt. Väga hea, natuke veel tõnise poole. Las see nuki pealt tuleb ära, eks ju. Vaat niimoodi istume. Ja nüüd on vaja sinna kivikildu, millega me ajame siis selle vertikaali õigeks. Ta paistab täitsa kena meil olevat. Istub ilusti. Omakaalu koormus on tal sedavõrd suur lihtsalt, et ta jääb ilusti oma koha. Nüüd on siis õige aeg hakata vuugi vahesid täitma. Alo, milline see õige segu on nüüd? Raske on ütelda õiget segu, sest tänapäeval on neid segu variante hästi palju, oleneb segu kasutamise eesmärgist ja sellest ka inimeste võimalused, eks ju. Et meil on olemas traditsiooniliste retseptide järgi valmistatud segusi kui ka poesegusi, kõik on tänapäeval võimalik saada. Meie kasutame antud juhul 10% lubitsementmörti, ehk siis mördi puhul alati mahuosadest käib jutt. Kasutame 3 osa liiva, 1 osa lupja ja 0,4 osa siis tsementi. No vahepeal ju tehti vuugiparandusi siis tsementkrohviga, et kui vale või õige see taktika on? See ei ole kuigi õige taktika, ehk siis tsementmört on liiga jäik looduskivimüüri jaoks. Ehk siis ka siin puhul on näha selliseid, nad on ühest küljest esteetiliselt kehvad parandused ja samas ka konstruktiivselt tihtipeale võib näha seda, et üks külg tsementmördiga vuugitud vuugis on siis kivi küljest lahti, ehk siis see on ka see koht, kus saab vesi müüri sisse jällegi ja lõhendab siis seda müüri sisu, ehk siis tekitab meile jälle palju pahandust juurde. Lubimördiga, kuna ta on nõrgem mört, ta töötab ilusti müüriga kaasa ja ei teki neid mikropragusid sinna müüri pinnale ka. Ja vuukimise puhul ma olen eelnevalt selle vuugi ära niisutanud ja nüüd on plaanis hakata teda lihtsalt täitma. Ehk siis siin puhul kasutame vuugikellusi, need on olemas erinevas laiuses, alates siis sentimeetrisest kuni siis 2 sentimeetriseni väljane, vastavalt siis sellele, kui suur see vastav täidetav vuuk siis on meil. Tuleb siis vaikselt sinna vahele lihtsalt ajada see segu ja... Ja, peened tööriistad selles mõttes, kõigepealt täidame ära nii-öelda selle augu, üldiselt kui ka vuuki või siis ütleme sellist restaureeritava müüri puhul näiteks puhastaksime siin vuuki, siis me võtaksime ta üks 5-6 sentimeetrit kindlasti müüri sisse ja siis täidaksime selle segu uuesti ära. Ehk siis ta jääb meil siia siduma siis selle ja ta jääb meil siia vuukiga püsima. Ehk siis liiga õhukeselt seda segu peale kandes on oht see, et ta meil lihtsalt irdub selle põhimassi küljest. Kuid siin puhul, kuna meil on jäetud ka sisse selliseid suuremaid tühimikke, siis
Meiga üldiselt täidame selliste kivikildudega, mis meil lõhkumise käigus tekivad ja vastavalt sellele nii-öelda vuugi kujule, augule, augu suurusele, siis kasutame vastavat siis kildu. Ehk siis ma täidan ta eelnevalt ära, mul on mugavam see kild hiljem siia paigaldada. Nüüd see hiljem seda sisse surudes on mul võimalik siit tulla järgi ilusti. Need kivid püsivad ikkagi rohkem toetuspunktidel, mitte nüüd sellel vuugisegur, eks ju? Ikka, ja põhireegel maakivide puhul ja kivi kannab kivil. Ehk siis ka siin pool on näha, me paigaldame kivi ära, seejärel täidame müüri keskmikku ja alles siis tuleme vuukimisega järgi. Ja neid kiile ka on siis, eks ju, dekoratiivseid ja samas on ka konstruktiivseid, ehk siis näiteks see kiil, mis on suurem natukene, see, nende peal ka kivid osaliselt toetuvad. Siin peal võib-olla mitte, kuid siin kindlasti, siin samamoodi. Üritame ta ikkagi siduda ka siis selle olemasolevaga, ehk siis me jälgime alati olemasolevat müüri käekirjaga, siis vuukimise käekirja ja sellele vastavalt siis katsume ka selle uue asja teha. Ehk siis kui muidugi loomulikult siin pool on need vuugid täidetud suhteliselt suvaliselt, me siiski soovime ka kivi eksponeerida, seetõttu me täidame ainult vuuke, mitte siis ka kivi pealseid. Aga mis selle tsemendiga siin saab, et see on tsement, jah? Ja, see on tsement mört, see tuleks mehaaniliselt eemaldada sealt kivi pinna pealt. Ehk siis ka siin antud kivid on meil tegelikult olnud samasugused mustad. Me oleme mehaaniliselt ehk siis meislitega ära tagunud need tsemendijäägid siit pealt. Näiteks antud kivi ka happega üle pesnud, ehk siis saanud kätega sealt kõikvõimalikud lubjajäägid. Ja siis me saame suhteliselt kena särava kivipinna, mida uuesti müüris kasutada. Selge. Ja mis see hape on, millega siis pestakse? Siin puhul me kasutame 9% soolhapet. Kõigepealt me üritame selle konstruktiivse probleemi ära lahendada, ehk siis me seome ära ka selle teise kivikihi, mis meil on siiamaani poolenisti hea õnne peal püsinud. Saame kõik selle ilusti seisma ja seejärel saame siis kõik selle vuugi uuesti tühjaks teha ja tulla alt üles ilusti korrektselt ilusa uue vuugiga. Tänane saade sai läbi ja järgmises saates läheme juba külla Salla külasse ja vaatame, kuidas käib seal see seltsimaja taastamine.